Tutvustan teile 4 erinevat viisi, kuidas paaris või rühmatööd lõpetada. Tavaliselt, kui õpilased teevad rühmatööd, siis on klassis üsna suur lärm. Vähemalt esimese ja teise kooliastme õpilastega on see nii. Kuidas anda õpilastele märku, et on aeg arutamine lõpetada ja uuesti õpetajat kuulama hakata? Osad õpetajad kasutavad tunnis näiteks vilet, nad vilistavad siis, kui on aeg töö lõpetada või siis mingid muud vahendid, millega saab märku anda. Teine võimalus on kasutada uksekella, et minul on selline pult ja seinas või seina peal on selline osi ja kui mina nüüd siin nuppu vajutan, siis on kuulda justkui nagu uksekella häält, et neid helinaid või meloodiaid on seal sellel uksekellal hästi palju erinevad. Mina valisin sellise traditsioonilise uksekella hääle. Näiteks selline või siis selline. Kolmas variant on plaksutamine, et kui õpilased teevad paaris tööd ja sa soovid, et nad selle lõpetaksid ja tähelepanu sulle pööraksid, siis ütle plaksuta 1 kord, kui sa kuulsid, mida ma ütlesin. Osa õpilasi reageerib, osa mitte. Siis ütle uuesti, plaksuta 2 korda, kui sa kuulsid, mida ma ütlesin. Et osa õpilasi ei pruugi ikka veel reageerida, aga 3. korraga peaks kogu klassi tähelepanu sinul olema. Tunnis võib kasutada ka lühifraase või ka nimepaare. Näiteks give a hug ladybug või näiteks siis see you later alligator. Tunni alguses õpetaja kinnitab 1-2 sellist lipikut tahvli peale. Ja kui õpilased teevad rühma või paaris tööd ja õpetaja tahab, et nad selle lõpetaksid, siis õpetaja ütleb esimese osa fraasist kõva häälega õpilastele. Näiteks give a hug ja siis ootab. Ja siis võib-olla mõni õpilane reageerib, ütleb ladybug. Kui ei reageeri, ütleb siis uuesti give a hug. Ja siis juba ma usun, et juba paar õpilast ütleb siis ladybug. Ja nii kaua, kuni kõikide õpilaste tähelepanu on õpetajale pööratud.